tere! Mina olen Marielle. Kui me räägime naiste hormonaalsest toitumisest, siis sageli tekib küsimus. Aga kuidas on meestega? Kas meestel pole hormoone? Kas nende söögiisu ei muutu? Tegelikult mõjutavad hormoonid ka mehi väga tugevalt. Lihtsalt üks oluline erinevus on see, et kui naise keha liigub tsükliliselt, siis mehe keha töötab rohkem 24-tunnises rütmis. Ja selle rütmi keskmes on testosteroon. Testosteroon ei mõjuta ainult lihaseid või seksuaalsust. See mõjutab otseselt ka söögiisu, energiataset, motivatsiooni ja isegi seda, milliseid toite mees eelistab. Hommikul on testosteroon tavaliselt kõige kõrgem. See on aeg, kus keha on loomulikult aktiivsem. Keskendunum ja sageli ka söögiisu on paremini kontrolli all. Insuliinitundlikkus on samuti parem, mis tähendab, et keha kasutab toitaineid efektiivsemalt. Päeva jooksul hakkab testosteroon tasapisi langema ja koos sellega võib muutuda ka energiavajadus ning tekkida rohkem isu, eriti kiire energia järele. Kui siia lisada stress ja kortisool, võib see viia olukorrani, kus õhtul tekib tugevam soov süüa rohkem, eriti süsivesikuid või snäkke. See on väga sarnane sellele, mida naised kogevad luteaalfaasis. Aga meestel toimub see iga päev. Lisaks mängib rolli ka dopamiin. Kui mees on väsinud, stressis või vaimselt ülekoormatud, hakkab keha otsima kiireid preemiaid ja toit on üks lihtsamaid viise seda saada. Seetõttu ei ole ka meeste õhtused isud juhuslikud. Kui nüüd rääkida toitumisest, siis meeste puhul ei ole küsimus niivõrd tsüklis, vaid stabiilsuses ja hormoonide toetuses igapäevaselt. Testosterooni toetab piisav valk, tervislikud rasvad, mineraalid nagu tsink ja magneesium ning piisav energiakogus. Liigne kaloripiirang või pidev dieeditamine võib testosterooni hoopis langetada. Samas liigne suhkur ja pidev näksimine võivad viia insuliinitundlikkuse halvenemiseni, mis omakorda mõjutab energiataset ja rasvaprotsenti. Seega, kui naine peaks oma toitumist kohandama vastavalt tsüklifaasidele, siis mees peaks looma igapäevase rütmi, mis toetab tema hormoone. Hommikul kvaliteetne kütus ja aktiivsus. Päeval stabiilne energia ja toitaineterikas toitumine. Õhtul rahustamine, mitte ülesöömine. Ja kõige olulisem, nii meeste kui naiste puhul ei ole isud märk nõrkusest. Need on keha signaalid. Kui sa õpid neid mõistma ja toetama oma hormoone õigel viisil, muutub ka söömine loomulikumaks, lihtsamaks ja palju tasakaalustatumaks. Head tervist!